Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 6. osa, kuhu olen ühendanud oma blogipostitused, toibumine, tagasilöök ja keemiaravi. Operatsioonist taastumine toimus kuidagi väga kiiresti. Minu meelest isegi üllatavalt kiiresti. Iga päev harjutasin mitmeid kordi mööda pikka koridori edasi-tagasi kõndimist ja püüdsin süüa natuke haaval neid püreetoite, mida mulle toodi, kuigi söögiisu oli mingil põhjusel täiesti kadunud. 3. operatsioonijärgsel päeval eemaldati epiduraal ja õnneks kogesin, et valu oli endiselt kontrolli all. Ainuke asi, mida ma märkasin ja mis oli minu jaoks natukene uus, et ma väsisin suhteliselt kiiresti. Koos füsioterapeudiga harjutasin natuke külje kaudu tõusmist ja pikali minemist, sest seda liikumisviisi pidin järgmised 4-6 nädalat järgima. Olin üsna üllatunud, kui arst 5. päeval ütles, et võin koju minna. Hetkeks mõtlesin, et appikene. Mul on 27 klambrit üsna värskes operatsioonihaavas ja see oli vaid pealmine nähtav osa. Olin siiski kindel, et kui arstide arvates olen valmis koju minema, siis ilmselt saangi kodus ilusti hakkama, kui olen piisavalt ettevaatlik. Lastega koos otsustasime siiski, et lähen vähemalt esialgu senikauaks oma noorima tütre pere juurde, kuni haavaklambrid nädala pärast eemaldatakse ja samas oleme selle aja jooksul natukene ka seda kodus toime tulemist saanud jälgida. Tütre pere tuli mulle haiglasse järele ja autosõit haiglast koju oli natukene teistmoodi kui autosõit tavaliselt. Tundus, et terve sisikond liigub vabalt küljelt küljele ega kinnitu mitte kuhugi. Kokkuvõttes muidugi hästi see autosõit siiski läks, nii et sellega ei olnud mingit suuremat probleemi. Iseenesest suurem ettevõtmine oli autosse istumine ja sealt tõusmine. Muidugi oli tore pääseda haiglast koju oma lähedaste juurde. Apteegist tassisime kotitäie ravimeid kaasa. Osakonnas olin demonstreerinud, et saan ilusti ilma probleemideta endale ka verevedeldaja süstitud, sest ilma selle oskuseta poleks koju pääsenud. Tore oli uuesti tasapisi õue jalutama minna, kuigi küsimus oligi vaid mõnest päevast, kui ma seda teha ei saanud. Tasapisi hakkasime koos natuke pikemaid vahemaasid jalutama ning praktiliselt kogu ülejäänud aja lihtsalt puhkasin. See oli väga hea ja rahulik algus pikale taastumisele. Operatsiooni käigus arstid olid märganud maksas väikest moodustist ja võtsid sellest proovitüki. Kahjuks nagu hiljem selgus, see osutuski soolest maksa levinud metastaasiks. See ei pidanud nii minema, sest siiamaani olin olnud kindlas teadmises, et mingeid metastaase ei olnud. Siinkohal muidugi olin selles suhtes õnnelikus olukorras, et mulle tehti avatud lõikus, kuna vastasel juhul laparoskoopilises lõikuses oleks maks ilmselt võinud jääda tähelepanuta ning metastaas avastamata. Mingil seletamatul põhjusel minul oligi uus katsumus ületamiseks ja kogu keeris algas algusest peale. Vereanalüüsid, magnetuuring, kompuuteruuring, peale seda uuesti arsti vastuvõtt ning uus ametlik info. Maksas olid metastaasid. Kui nüüd tahta näha asju positiivsest vaatenurgast ja mina tahtsin, siis tegemist ei olnud maksavähiga, vaid mingil seletamatul põhjusel maksa oli levinud soolekasvaja. Kõlas see kuidagi paremini.
No minu jaoks küll. Põhikasvaja oli tervenisti eemaldatud ja nüüd arstiteadus proovis siis selle edasi roninud jamaga midagi ette võtta. Keemiaravi oli minuga läbi räägitud ja määratud ning hetke ootasin infot selle kohta, millal keemiaraviga võiks alustada. Väike viive võis tulla seetõttu, et mul oli laiaulatuslikust sooleoperatsioonist möödas alles 5 nädalat. Ootasin rahulikult, sest see oligi ainus asi, mida ma teha sain. Mõtted olid siiski püsinud suhteliselt selged. Natuke muidugi oli olnud sellist Ameerika mägedel kihutamise efekti, kuid ma arvan, et see oli täiesti normaalne reaktsioon. Tegelesin endiselt iga päev korralikult ja aktiivselt operatsioonist taastumisega ja muidugi liikumisega. Nii arstide kui minu enda hinnangul olin siiamaani sellega superhästi toime tulnud. Ei olnudki muud varianti kui päev korraga ja pilk tulevikku. Uue nädala esmaspäeval helistati mulle Helsingi onkoloogiakliinikust, et peaksin võimaluse korral veel samal päeval käima laboratooriumis ja esimene keemiaravi oleks juba kolmapäeval, 27. septembril. See tekitas minus muidugi väga palju kõikvõimalikke mõtteid. Selge soov oli suhtuda asjadesse võimalikult rahulikult või veel parem üldse mitte suhtuda ning toimida lihtsalt täpselt selle järgi, mida mul teha paluti. Päevselge oli see, et liigne ülemõtlemine ei muudaks mitte midagi ja saaksin lihtsalt oma pea täiesti segamini. Ma polnud üldse valmis selleks uueks ootamatuks pöördeks ega ammugi mitte keemiaraviks. Kolmapäeva hommikul mõtlesin, et nüüd see siis algab. Aga pole hullu, ma saan hakkama. Paar tabletti pidin võtma juba kodus umbes 1,5 tundi enne keemiaravi ja seejärel olingi põhimõtteliselt rohkem või vähem valmis, kuigi ma absoluutselt ei teadnud, kuidas see valmisolek peaks välja nägema või tunduma. Osakonnas olin muidugi jälle minule omaselt aegsasti kohal. Sain valida endale sobiva koha ning hetk hiljem istusin kanüülveresoones ja lihtsalt vaatasin, kuidas tundmatud, tugevatoimelised lahused tasapisi tilguti torusid mööda minu vereringesse valgusid. Kanüüli juures käsivarre peal ja käe all olid terve tilgutamise ajal soojad keelikotid, et ravimid võimalikult vähe veresooni ärritaksid. Infusiooni ajal kuulasin audioraamatut, surfasin niisama natuke netis, tukkusin, vahtisin ringi ja lõpuks juba ootasin, millal minema pääsen. Õde käis kogu aeg minu käest küsimas, kas kõik on korras ja see tegi väga hea ja turvalise tunde. Mingeid erilisi reaktsioone ma kogu selle peaaegu 3 tunni ajal ei täheldanud. Kõrvalmõjud küll tulid natuke hiljem, kui liikuma hakkasin. Õhtul kodus alustasin ka kohe kabetsitabiinitablettide võtmise. Neid pidin võtma hommikuti ja õhtuti 2 nädala vältel. Seejärel oli nädal aega nii-öelda ravimipuhkust ja siis algas kogu tsükkel uuesti ravimiinfusiooniga. Enne tablettide võtmist pidin kindlasti sööma ning siis umbes 30 minuti jooksul võtma ravimid. See tekitas omapärase natuke sundsöömist meenutava režiimi. Kartsin esimesest keemiaravi korrast palju hullemat. No tuli neid hullemaidki päevi hiljem selle keemiaravi ajal, kuid inimene on küll väga vastupidav ja kannatlik.
Alati, kui tundub, et nüüd enam hullemaks minna ei saa, siis selgub, et saab küll. Ja inimene talub ka seda ilma suuremate probleemideta. Aitäh, et kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.